Tere käsitööhuvilised ja tere tulemast jälle Tiina-Peli kanalile ja täna ma jätkan videot sellest, kuidas ma tikin ristpistes tehnikas pilti. Ma tahan rääkida sellest, mida ma muutsin oma töö organisatoorses pooles, sellepärast ma olen teinud väga palju erinevaid muudatusi. Kõigepealt ma näitan teile neid abivahendeid, mida ma kasutan. Esimese asjana läksin ma ehitustarvete poodi ja ostsin endale torude soojendaja. Ma arvan, et see on õige nimetus. Ja ma kasutan seda oma tikkimispingil, tikkimisraamil. Kui ma nägin seda erinevates videotes, praktiliselt kõik tikkijad seda kasutavad oma raamidel, siis ma mõtlesin alguses, et see on eelkõige selleks, et kui ma panen oma pildiraamile, siis kui ma tikin teda, mul lähevad tahes-tahtmata käed vastu seda tikandit ja pidevalt niimoodi vastu tikandit hõõrudes, et niidid muutuvad karvaseks, ebaühtlaseks ja ma arvasin, et see aitab kaitsta seda. Ja kindlasti ta selle eesmärgiga, see on üks selle eesmärke, aga teine on see, et siin on väga mugav torvata nõelu ja kuna ma kasutan töös hästi palju nõelu, siis on ta väga-väga vajalik ja asjakohane, mis lihtsustab minu tööd. Teine hästi vajalik asi on niidinaksid. Niidinaksid ostsin ma Tallinnas Karnaluksist ja esialgu mul ei olnud plaanis sellist ostu üldse teha, aga kuna ma olin sunnitud sealt muid oste tegema, siis ma mõtlesin, et paneks siis ka selle asja ostukorvi, kuigi mul oli väga suured kahtlused, et välimust vaadates ei paistanud üldse midagi mugavat ja head, aga minu üllatuseks ma pean ütlema, et nad on vähemalt 1000 korda paremad kui ükskõik millised teravad maniküüri või spetsiaalkäärid ja nendest loobuda ma enam muidugi tikkimistöö puhul ei kavatse. Nendega on väga naksata ära mulineed, aga nad ei sobi minu meelest tavalise niidi jaoks. Vähemalt selle niidi jaoks, millega ma helmet tikin, ei ole ta väga hea. Siis lisaks niidinaksidele ostsin ma endale magneteid. Ja magnetid on selleks head, et ma panen ta töö peale ja töö alla teise. Nendega saab hoida kinni tikkimiskeemi. Sinna külge saab kinnitada kõik nõelad, mis parasjagu üle jäävad. Sinna saab kinnitada niidinaksid, sinna saab kinnitada nõelasulase. Ühesõnaga kõik, mis on metallist, väga mugav asi. Milleks on magnetitega veel see huvitav asi, et ma mõtlesin, et ma ei osta, et ma olen nii palju reisidel käinud ja iga kord ma ostan kuskilt jälle külmkapi peale mälestuseks mõne magneti, et ma kasutan neid magnete. Aga tuleb välja, et seal see magneti osa on väga väike ja see suur pilt on suhteliselt raske ja lihtsalt mingil hetkel ta kukub selle töö küljest ära. Ja ostsin mina siis magneteid ja minu suureks üllatuseks esimene asi oli see, mis ma avastasin, et need magnetid määrivad, mustad magnetid jätsid mustad jäljed minu töö peale. Õnneks jääb ta tikandi alla, aga suhteliselt ebameeldiv. Muidugi ma pesin ruttu nad ära kõik, salvräti vahel veel hõõrusin neid, et kõik see värv või mustus või mis iganes, millega ta koos on, see sealt ära tuleb. Et seda tasub kontrollida. Siis veel üks väga oluline abivahend on mulle nõelasulane. Minul on firma Prim nõelasulane. Mida ma kindlasti ei kasuta, on selline traadist nõelasulane. Sellepärast nii palju, kui mina oma elus olen kasutanud teda, ei ole ma üle paari korra suutnud temaga tööd teha, ilma et ta katki läheb. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud teiste tikkijate kogemusi, vaadanud YouTube'is, siis sellist varianti hinnatakse kõige kehvemaks, kuna ta lihtsalt ei pea vastu. Aga selle Prim nõelasulasega olen ma väga rahul. Ma tean, et on olemas sellised mehaanilised suuremad nõelasulased, aga kuna nad maksavad mitukümmend eurot, siis ma arvan, et ma praegu ei ole valmis sellesse investeerima. Kuigi ma tean need tikkijad, kes tikivad suuri töid, milles on 70, 90, võib-olla 100 värvi, siis nemad kasutavad neid ja nad on väga rahul ja väga kiidavad seda. Siis mul on sellised korraldajad. Ma otsisin ilusat eestikeelset sõna ja ma ei leidnud. Ma ütlen siis korraldaja. Inglise keeles, vene keeles on ta organisaator ja mul on see Venemaa firma Tupko omad. Nad on sellised pehmed, spetsiaalselt mõeldud mulineede hoidmiseks. Siia saab panna vahele terve selle kimbu mulineesid ja kui ma nüüd tikin ja mul mingi värv lõpeb skeemi peal otsa, tikandi peal, ma lõikan ta ära, siis ma panen koos selle nõelaga sinna korraldajasse ja ma ei pea neid niidijuppe kuskile eraldi panema, vaid ma võtan koos nõelaga. Minul praegu ripuvad siin väikesed niidijupid, sellepärast mul ei ole nii palju nõelu. See tähendab seda, et iga niidi jaoks on üks nõel. Ja nõeltega on raskusi Eestis. See firma Tupko nii nõela kui mulinee korraldaja, siis ma ostsin Venemaalt ja see maksis kuskil euro midagi sentidega.
e-Bay's ma tean, et müüakse 9 euroga. no 9 eurot, see on absoluutselt muidugi üle mõistuse kallis selle asja eest, aga eurosentidega võib teda osta küll, sest ta on valmis toode. Siin on valmis selline valge riba, kuhu ma saan need täpsed märgid kas joonistada või liimida, need sümbolid, mis mul on kasutuses. Hästi mugav, loomulikult sellise korraldaja saab ise teha, aga selle raha eest ma arvan, et ma ei hakka teda ise tegema. Nüüd pildi tikkimisest. Alustasin ma pildi tikkimist Helmes Tikandiga ja paremalt vasakule. Millegipärast mul on selline harjumus, et kui ma Helmes Tikandis midagi teen, siis ma alustan tööd paremalt vasakule. Kui ma olin selle jupiks ära tikkinud, siis ma mõtlesin, et aga ristpistest tikandit ma kindlasti tahaks teha vasakult paremale. Ma ei tea, miks mul selline tunne tekkis. Tegelikult videote peal tikitakse igatepidi, ülevalt alla, alt üles, vasakult paremale, paremalt vasakule, keskelt välja. Mul lihtsalt tekkis selline tunne. Ja kui ma hakkasin seda tikkima, siis esimene minu valik oli tikkida värvide järgi. Aga samal ajal ma püüdsin hoolsa õpilasena, sest see on minu esimene suur töö, järgida ka tikkimisreegleid, et esimene reegel on see, et ilusa risti saamiseks, ideaalse ristikese sellise koheva ja ühtlase ristikese saamiseks tuleb igat ristikest alustada tühjast ruudust. Ja teine reegel, mille poole nagu me oleme koolis õppinud püüdlema, on see, et töö tagumine pool jääks ilus. Ilus töö tähendab seda, et kõik ristikesed tagant on sellistes tulpades. Ja kui ma hakkasin, mul ei ole selline primitiivne tikand. Minu üks värv jookseb ühes reas 3, siis ta läheb 3 rida üles ja jookseb 2, siis ta tuleb alla kuskile. Ja kui ma hakkasin läbi mõtlema seda teekonda, et kuidas neid riste teha, et oleks täidetud esimene reegel ja teine reegel, siis mul see oli umbes nagu malemängu puhul, et ma mitu käiku ette mõtlema, läbi joonistama. Esimesed värvilaigud tuli välja niimoodi ja siis ma avastasin, et seda reeglit ei ole võimalik täita niimoodi tikkides, sellepärast et kui mul on ju osad ristid juba paremalt tehtud, siis ma neid puudujäävaid tühje vasakuid riste ei saa tikkida nii, et ma alustan neid tühjast ruudust. Ja kuna see aeg, mis selle mõtlemise peale läks, oli nii tohutu, siis ma arvasin, et mul võtab selle töö tegemine mitu aastat ja mul tuleb loobuda sellisest mõttest selle töö puhul, et ma tikin värvilaikude kaupa. Ja otsustasin mina siis minna kaasaegsemate meetodite juurde. Või vähemalt mulle tundub, et nad on kaasaegsemad. Ja selleks on parkimismeetodid. Ja parkimismeetodi puhul, mul oli algul nagu väga raske sellele mõelda, sellepärast parkimismeetodi puhul on praktiliselt välistatud see, et tagumine pool jääb ideaalne. Ja siis ma ikka tegin endaga sellist tööd, et enda selgeks teha, et kõige olulisem on see, et töö pealmine esimene pool on ideaalne, on korralik ja et ma naudin seda protsessi. Ja ma ei tegele mõtlemisega, skeemitamisega, joonistamisega, vaid ma tikingi pilti. Parkimismeetoditesse puutub siis YouTube'is videosid inglis-vene keeles on hästi palju ja esimene pilk neid vaadates on, et tegemist on totaalse kaosega. Tegemist on nii keerulise asjaga, et sellega ei ole võimalik üldse hakkama saada. Aga ma otsustasin ikkagi selle väljakutse vastu võtta. Ja ma pean ütlema, et ma absoluutselt ei kahetse seda. Sellepärast pärast seda on mu töö hakanud liikuma edasi täiesti lenneldes ja parkimismeetod on väga lihtne, kui see asi on käpas. Tähendab, kõigepealt sa pead loogiliselt asja selgeks tegema. Tegelikult ma ütlesin vale parkimismeetodid. Need on hästi palju erinevaid. Ma otsustasin võtta neist ühe, mille puhul on järgitud 2 reeglit. Et esimene reegel on see, et selle puhul kõik ristid algavad tühjast ruudust, ehk siis on ilusad ühtlased ristikesed. Ja teine on see, et tagumise poole peal jäävad kõik ristid tulpadena, aga neile on lisaks loomulikult paremale vasakule diagonaalis igasugused ülejooksud, sellepärast et aeg-ajalt tuleb teha 2 risti vahele päris pikad sellised vahed, kus ma niiti ei katkesta. Et parkimise puhul ongi see, et see tagumine pool jääb suhteliselt selline paks ja karvane. Ja jällegi see on see, et kui ma tekin näiteks laudlina või salvrätikut või mingid riidesed, okei, et seal on see tagumine pool nagu oluline, sellepärast et tuleb mingi külaline, keerab laudina teisele poole, oi, mis sul siin on? Ja see on nagu piinlik, kui see tagumine pool on kole. Siis ütleme patjade ja piltide puhul, kus see töö tagumine pool on selline, mida me mitte kunagi ei näe enam pärast seda, kui töö valmis on, siis nende puhul nagu vahet ei ole, mis seal taga on. Loomulikult, mida seal taga ei ole,
on sõlmed. Et seda tõesti ei ole. Ja kui ma hakkasin parkimismeetodit valima, loomulikult natukene kohastasin selle enda käe järgi. Mul väga meeldib see parkimismeetodiga tikkida. Ja ma tikin sellest alumise poole tööst, kus on hästi palju värve, kus on hästi palju seda segadust, et kui skeemi vaadata, et näha, et mis seal kõik toimub. Tööpinnal muidugi need värvi üleminekud ja toonivahed on nii väiksed, et sellest moodustub selline fotoefekt. Aga tõenäoliselt töö üleval pool ma ei kasuta parkimismeetodit, sellepärast seal on suured ühtlased värvilaigud, et ma saan sealt värvide kaupa tikkida. Ja parkimisest ma arvan, et ma teen eraldi video neile, kes tõesti tunnevad huvi selle vastu, et kuidas ikkagi parkimisega tikkida ja kuidas oma tööd lihtsustada ja mugavaks teha ja nauditavaks teha. Ja praeguseks olen ma tikkinud ära umbes 25% tööst. Ma umbes lugesin kokku, mitu risti mul on, siis mul on töö joonitud ja mul on kulunud selleks paar nädalat ja minu arvestuste kohaselt ma peaksin selle töö 2,5 kuuga valmis saama. Ma vahepeal lootsin, et ma teen kiiremini, aga reaalsus on see, et lisaks on ju elu ja töö ja muud hobid. Iga päev ei ole võimalik ikkagi tikkida ja ausalt öeldes, kui on ka tõesti, ongi pool päeva vaba, et istuks nagu 5 tundi järjest ja tikiks, et ta ikkagi annab kätele ja turjale tunda, et kuigi mul on hea pink ja ma võiksin seda ja ma aeg-ajalt ka tõstan ühest toast teise diivanile, laua peale, ma saan igal pool tikkida, siis ikkagi 5 tundi on ikkagi väga pikk aeg. Ja nii kaugel mu pilt on, mulle ta tohutult meeldib, ma olen selle disaini ja selle disaineri tööga, mis on kunstnik teinud, väga rahul, et ma ei oodanud sellist efekti, kui ma seda pilti nägin nii-öelda see kaanepildina. Ja see, mis ma siin elus näen, siis see on ikkagi tunduvalt ilus. See ületab minu kõik ootused praegu vähemalt. Ja ma jätkan siis oma tööd paari nädala pärast ehk näitan teile oma kordaminekuid ja näitan, kui kaugele ma olen oma tööga jõudnud. Ja võib-olla selleks hetkeks olen ma midagi muud uuesti organisatoorses pooles muutnud. Aga seni hakake ka tikkima. Ja nägemist!